Miks sa ei räägi kohe, kui ma midagi halvasti teen? Sest ta ei austa oma väitsõbrannasid ja see oli see, kust pidi sulle tuti tegema. Sa oleks võinud kohe öelda, sest ma ütlen, ma olen olemuslikult rämedalt egoistlik. Aga me mängisime sinu reeglitega. Aga miks te tegite seda? Miks te ei võinud öelda, Brigitte? See on nõme ära rohkem tee, ma ei tee rohkem. Kallid Õhtulehe vaatajad, mul on külas naine, keda ma ei suuda mitte kunagi vihata, sest ma ikka ükskõik palju me kraakleme. Kurat, ma ikka armastan sind. Need on nii toksik suhe. See on ikka tore, et sa armastad kohe, kui sul kedagi vaja on. Mida vaja on? Järgmine küsimus, palun. Ei ole vaja, päriselt ei ole tegelikult ju vaja. Inimesi on ikka enda ümber vaja. Mul on need inimesed praeguseks olemas, mitte praeguseks, aga nad ongi olemas, need tõelised ägedad sõbrannad. Ja ma hakkasin tagasi vaatama, et vaata üks asi, mis mulle sinu puhul meeldis, sind saab usaldada ja sa oled aus. Sa ei mängi mingit topeltmängu, sa ei mängi mingit head inimest, vaid sa oledki lihtsalt tere, ma olen Marju, ma olen Mõrd, see olen mina, take it or leave it. Et ma ütlen ausalt, ma ei mäleta, miks me üldse tülli läksime. Kas see oli see, et ma sain selle kohtukaasuse, mul oli sünnipäev ja siis Diana pärast, ma arvan, läksime tülli või? Ei, no eks sa hakkasid keerama igale poole ja kõik olid hüäänid sulle. Sina ei olnud ju? No jah, mina ei olnud, aga mulle need hüäänid näiteks meeldivad. Meeldivad või? Ja mina arvan küll, et nad on toredad. Nad teevad oma tööd väga hästi. Ja mis nad praegu kõik teevad, on ju super. Et selles mõttes võib-olla ongi see aeg, kus sa hakkad teistmoodi vaatama. Kõik tülid on ära tülitsused. Ega noorest peast ju läksid ruttu tülli kõigiga, mis sa arvad, ma ei paugutanud kõik ikka, kõik sillad põlema ja nooruses on mõistlik, aga täna ma hakkan vanusesse jõudma, vaatad, juba lööd lahti ja vaatad, et võib-olla mõne inimesega käisid läbi, aga nüüd on surmakuulutus, on ju, et kas enam on nii mõistlik kõigile sildu põletada. Et jah, aga sa oled veel noor, eks sa vaata. Eks sa nüüd oled sellisesse, mille peale ma pean au sulle andma on see, et sa paukude peale ennast üles ei poonud, et see nõrgem psüühika oleks kindlasti, et selles mõttes ma vaatasin küll, et kui aga sa oled väga painduv, et selles mõttes küll. See, et sa lolluseid teed, pahasti käitud, aga et sa ära ei murdu, see oli huvitav. See oli mulle endale ka huvitav, et ma jäin ju tegelikult täiesti üksi vaata. Mul ei olnud peretuge, mul ei olnud sõbrannade tuge, üks sõbranna oli see, kes eluaegne oli. Aga kuidagi see, et nagu ükskõik mida elu su lauale viskab. Söö ära ja tule ise nagu tugevana välja, eks ju. Selle kohta oli hästi kiht see, et tead, mis on vahe. Kartieeri käevõrud või? Ikka Kartier kallis, mis siis veel? Kingad on mis? Tead, sa ma ei mäleta. Mingi Ahmed. Mah. Ei, ma ei tea, võib-olla on. Et mis on vahe nagu eliittaamil ja mitte. Eliittaam sööb kogu sita ära ja naeratab ikka. Aga mida see mitte eliittaam teeb? Aga pinguma. Vajub kokku ja kõik teised on süüdi. Mis sulle hüäänide puhul meeldib? Vaata, mina ei kutsu neid nii, et nad on ka oma... Ma ise ka tegelikult ei tahaks kutsuda, sa kuidagi tuletsid selle väljendi mulle meelde. Selles mõttes on nad ju ausad olnud. Nad on konkreetsed olnud ja ausad olnud. Nad ei ole mänginud seda mängu kaasa vaata. Ma ei ole kõige puhul nõus. Ma ei ole nõus, et üks inimene sealt kindlasti mängib sellist mängu, et ta näitab, et ta on hea inimene. Nagu me kõik. Sina ei näita, et sa oled hea inimene. Ma ka ei näita enam. Minust arvatakse, et ma olen väga hea, ma tean. Sa oledki hea sellepärast, et sa ei mängi mitte kedagi teist. See mulle meeldib ka selle kõige suurema madammi juures, et ta ei mängi kedagi teist. Küll aga seal on kindlasti inimesi, kes on seal, kus on neile kasulik, enne kõike majanduslikult. Kas selline iseloomuomadus on midagi, mida fännata? Vaata, ega sa ei saagi. Me peame lõpuks ära harjuma sellega, et igal ühel on oma mingi asi. On ta reeturi tüüp, mitte tüüp, et mingi hetk lihtsalt aktsepteerid mingeid asju ja kellega sa ei taha ei suhtle. Selles mõttes, et ei ole mõtet ka, kui sa tead, et inimene on jama, siis ongi jama. Sinu puhul on äge see, et sa räägid haridusest. Kõik äge, kas ega midagi halba vaikuda? See, et sa räägid haridusest, see, et sa oled ennast ise üles töötanud. Kuidas sul investeeringutega läheb praegu? Praegu on ikka täiesti... Sa mõtled aktsiaid, on ju? Ma ei taha ka. Kui ma nägin mingi 2 nädalat tagasi... Aga ma Enefiti müüsin maha ja selle pealt ma sain väikse kopika jälle. Selles mõttes,
et ühe mulli sa ei vaatagi, on ju? Ei, ma ei vaata ja mul ei ole nii suuri investeeringuid enam aktsiates. Mis sa arvad, mis selle turuga sellel juhtub? Sest ei tea, no täna jälle Trump lükkas tolle edasi, aktiviseerus. Kohe natuke tõusis ka. Ja, et vaata isegi Enefiti puhul, et mina müüsin nüüd natuke ennem ära, aga kui sul oleks 1 miljon olnud, oleks nüüd rahulikult selle 3,2 ära osta, 3,4 on ju mingi tead supiraha ja ikka, eks. Aga selle jaoks ongi see, et sul peab olema väga palju sellist vaba raha ja riskialdisust, et sellise väikse kopika pealt teenida korralik summa. Sul on mitu milli või? Ja no mul on erinevates kohtades, ega kuule, mis mitu milli, kas sa tead, palju ühe lapse üles kasvatamine maksab või? No. Kuskil 250 000 miinimum, on ju. Nii et mul on neid mersusid kahe jala peal. Mersusid on siin küll ja küll. Mis mulle veel sinu puhul väga meeldib, on see, et sinuga on tohutult lõbus. Ma hakkasin üks päev tagasi mõtlema, et kas ma midagi igatsen ka selle nii-öelda eelmise elu puhul, siis ma igatsen teletööd, mida ma ei saa ilmselt enam. Võt nii kahju, et sa selle kurat maha mängisid. Mis oli tead, ei mänginud. Mina ütlen, et mitte ma võtan vastutuse küll, et niimoodi läks. Aga teisest küljest natuke palju löödi vastu. Et selles mõttes see oli kõik see, mis ma seal ühel peol tegin. Ma räägin raamatus välja, mis seal tegelikult juhtus, eks ju. Seal ma räägin tõesti välja. Et ei olnud nii, nagu inimesed arvasid, vaid oli üks teine asi. Ma arvan, et sa saad täpselt aru, millest ma praegu räägin. No ikka. Ja selle pärast siis kogu minu ehitatud karjäär sai sellise laksu, et telekanalid enam ei kaasa. Sellest on kahju. Ja teisest asjast oli kahju, et vaata need sinu ja Dianaga peod, need olid ikkagi kuradi pöörased nagu. Ole normaalne, mina magasin 11. Ei olnud, need olid nii kiftid, need, mis me käisime Snoobis. Ärge uskuge, mina alati magan kell 11. Päriselt või? Ei no kella 2 vahest teen ainult neid storysid. Tegelikult. Ja no siis, kui mul ei ole kellegiga pidutseda. Siis teed storysid? Ma arvan küll, vaata see peale seda terrast oleks sul nii hea, juba rahvakaastun oli ja sealt pealt nagu panna. Ei, sa panid ikka kui vasakus ja kuskile. Ma just mõtlesin, et sul on see nii hea võimalus. Rahvakaastun on olemas, kõik on kannatav, imeilus naine. Ja ei, paneb kohe. Ei, ma sain nii haiget, et ma pidin nagu kuidagi hakkama. Ma räägin, aga miks sa ei söönud ära seda ja ei naeratanud? Ma ei liiga noor, selles mõttes ma ikkagi ei kahetse, sest et selle tagajärjel nägin ma ära, et mul on meelelahutusmaastikul täpselt 3 inimest, keda ma austan, sa oled üks nendest. Ma ei ole isegi meelelahutajana. Oled ju ikka, sa oled meelelahutusmaastikul ikka selles mõttes nagu. Teid 3 ma austan ja ma nägin ära, et kogu see sats, kes minu ümber oli selle pärast, kes on BSH. Ja ma pidin saama selle laksu kätte, sest kui ma oleks olnud võib-olla vanem ja veel kauem, mõttetu mõte tegelikult, aga ma pidin selle laksu saama kätte. Ma pidin sealt aru saama, et kellega ma pean ära leppima, mida ma pean tegema, et ma olen siin ilmas tegelikult üksi. Enne oli see, et ma tundsin, et kõik kuidagi nagu hoiavad mind. Ja kui ma sain haiget ja käitusin sellest ajendatult halvasti, ma pidin selle laksu saama lihtsalt, sest et nüüd ma ei saa seda laksu mitte kunagi enam. Ma tegin täieliku puhastustöö ja ma tean, et küll ma siin ajapikku nii kui ma tahan, küll ma tõusen tagasi. Ega mu nimi pole ka mitte kuskile kadunud. Vaata, see ongi tore, et sul on nii palju jälgijaskonda, et mina sinu asemel küll praegu suunaks üsna palju asju. Ja sellised nagu näiteks need vähifondid on ju pardi, et need asjad. Nad ei kaasa mind keegi, nad ei julge kutsuda. Sa ei pea ju neid ootama, vaid sa võid ise nende storysid, vahestki ja ma arvan, et vaata, kogu see suhe või kõik, mis meil inimestena on nagu krediitkaart. Kui sa sinna peale ei pane, mingi hetk ei ole sealt midagi võtta. Et ma arvan, et väga palju sinu skandaale antakse sulle andeks just sellepärast, et kui sa kuskilt ka head välja tood, nüüd on sul jälle, eks, ja nüüd sa tahad õppimist pooleli jätta. Ei taha. Ei jäta või? Lubad? Aga siis sa ei saa palile minna ju. Ma lähen palile praeguse seisuga. Ma olen nagu ema rolli, sa ei lähe. Ei, minu ema samasugune. Et seda ma ei saaks esiteks, ma ei taha jätta pooleli, ma olen juba nii kaugele tulnud ja teiseks rahvas ei andestaks seda elu sees. Mul on sama nagu ma fit modeli lavale ei oleks jõudnud. Vaata, minu nimi ja bränd on see, et kui ma midagi kordi luban, siis ma teen ära. Aga jah, see jõud on sul ka. On, ma räägin. Et selles mõttes ma teen niikuinii, mul on ju osa koormus, ma tähendab 4 aastat. Et mul on enamik kõige tähtsamad ained on tehtud ja sügisel ma saan, juura on õnneks eri naine, kus sa ei pea käima kohal, sa pead lugema hästi palju. Kas sa teed eksamine või on teil seal mingi töö? Eksamtöö mõlemad. Aha, okay. Mis sa uurid? Bakatöös ma kindlasti tahan uurida, ma mõtlen veel midagi, mis seostub laimuga. Ja tead, mis sa veel võiksid uurida, et kui palju tohib kohtusse kaevata?
ma seal just piiri pole. Et seda küll, et kus kohas see piir jookseb nagu. Jah, et kas ma kõik ei tohi ikka kohtusse kaevad? No mul praegu siin on mõned hagid on ikka üleval. Küll on ikka viitsimist. Asi on põhimõttes. Vaata, ma annan sellega eeskuju noortele naistele, mitte, et see mees lõi sind, ole üle. Ole tugev, liigu edasi. Ei, sa lähed kaebad selle mehe kohtusse, annad ta politseisse. Löömine küll, jaa, aga noh. Ei, sõnaline löömine, sama asi. Mida ma ise Maljukale teinud olen? Mida ma teinud olen talle? Kas sul on Maljukaga mingi case üleval? Jaa. Okay. Ja jurakas case. Et see, kuidas ikkagi tegelikult on minu lähedastele kirjutanud aastate lõikes, tema teenib sealt pealt. Mina ei teeni sealt pealt mitte midagi. Mina saan haiget. Aga kui sa teeniksid? Ise enda pealt võin mina teenida, aga mina ju ei teeni teiste pealt. Mina ju ei teeni teistele inimestele haiget tegemise pealt ja pole kunagi teeninud ka. Aga Maljukas toob väga palju teravaid asju ka välja, mis on olulised. No kus see teravus asub selles, et mina lähen ühe mehega näiteks Pärnusse restorani, me suudleme seal nurga taga, keegi salaja läheb ja kirjutab talle? No jah, vaata, see ongi see, et tema on see niikuinii tuleks, keegi teine teeniks siis. See on tema nišš, on ju. Või teine asi see, et nagu tõesti mina ja Adriana kolime lahku selle pärast, sest ma annan oma korteri ära. Adriana on laps, ta saab esimest korda oma korteri, et kirjutada talle, Amanile. Minu jaoks see on eraviisiline jälitustegevus, see ei ole normaalne. Ma olen juba nii vana, et mul ükskõik paugutage nii Savi, palju karu. Ja samamoodi ikkagi see vaagin ja perse vahehigi. Süsteemi kurnata ära. Ei ole see midagi kurnamine, see seab pretsedendi, et selles mõttes üks mees tuleb hüppama, ütleb, et kordi perse vahehigi avalikult. See, mida ma ütlesin tema kohta, oli privaatselt öeldud. Siin on vahe. Kakkuge nii palju, kui tuleb. Vähemalt on rahval midagi vaadata. Alexela saalid on välja müüdud. Palju sul siin praegu jälgijaid on üldse tulnud? Ma ei mind ei huvita mitte kunagi ühedki numbrid. Ära valeta. Seda võib päriselt õhtule. Olen ma küsin mingeid numbrid või? Mitte teeb niimoodi. Mind ei huvita. Mul on lihtsalt see, et vaatab, keda huvitab. Ja mul on see, et mina käin päriselt ka, mina käin tänasel päeval tööl. Ma ei olegi tegelikult tööd teinud 5 aastat juba. Ma läksin pensionile, kui ma olin 25. Ma tulen siia selleks, mul on ilus meik, mul on üks huvitav inimene, kellega ma tahan rääkida niimoodi, et teised inimesed ka kuulavad, et kuidas räägivad inimesed, kes võiksid olla ühiskonnas eeskujud. Minu arust me oleme eeskujud. Mina kindlasti, ma praegu sinu kohta ei tea. Ma olen ka. Joppe, sa näed nii hea välja. No keegi peab, on ju. Kuidas Dianal läheb? Väga hästi. Tal ju tuli oma äpp, vaata see Lörmet Pro tuli välja. Temaga tahaks ka ära leppida tegelikult. Aga me läheme nii uuesti tülli. Ei, ta pead ise, ma räägin, ma ütlengi, et mul endal vaata elus ei ole ju, ma ei kaku kellegiga enam väga harva, on ju, et siis kui ma sullaga paugu panin, said ka asja eest, on ju, aga minu jaoks. Aga mis sa ütlesid, et ma ei mäleta isegi enam? Kas arvad, ma ise mäletan või? Mille eest? Ma tavaliselt sa paned asja eest küll, jah? No mingi asi oli, jah. Et eks sa ikka pingutasid seal kohasti üle. Aga ma arvan see, et mingi aeg kohtusse minekuga. Tegelikult ma mõistan isegi nagu, ma mõistan sinu positsiooni selles, sest ma ise õpin juurat ja ma vaatan seda teise pilguga. Ja ma arvan, et sa mõistad ka minu külge, miks ma teen seda. See on see, et ma lihtsalt näen neid inimesi, kes ootavad oma otsuseid väga pikalt ja väga raskete asjade puhul. Et lihtsalt see kurnab ära meie süsteemi. Teine, see on maksumaksja raha, on ju, et me näeme täna ka väga paljud, kui sa vaatad ka kaasuseid, mis praegu lõpetatakse, eks, ja riigile läheb jälle 1 miljon maksma ja 1 miljon. Küsimus, kas see tõesti oli hädavajalikud kaebused inimeste pealt, et miks ei saa ennem nagu teatud instantside poolt välja selgitada, ei, kohe on vaja minna kohtusse, kohe on panna suured kellad külge, eks, ja lõpuks on see, et ei ole süüdistust, ei ole võimalust ja raha on läinud ja kohtunikud on väsinud ja üle väsinud. Ma ütlen nii, et ma mõistan täielikult su perspektiivi, ehk siis asja eest sain, minu jaoks on diskussiooni koht, let's agree to disagree kõige väärikamal, ägedamal moel üldse. Siis, sul oli tüli, veel oli Laura Valguga, eks ju? Tead, see oli ka selles mõttes, et ma ütlen, et mulle vahest ei sobi jah, et räägitakse üht juttu. Päri. Ma tean, mis sa mõtled ja ma olen täiesti päri sinuga. Nagu sinagi on ju, ise paugutab öösel ja siis hommikul ütleb, et ma olen peale porgandi teed, tead. Ei pauguta, aga joon küll, selles mõttes, et mingi korralikult. Ma joomist mõtlesingi, mis sa veel mõtlesid sellel? Midagi muud, sellega on hästi ühesõnaga. Aga minu elustiil ongi see, et ma olengi nüüd öelnud, et ja ma panen vahepeal pidu, aga hommikul ma päriselt jõingi selleri mahla, joon oma kuradi kurkumi värke, et lihtsalt ongi, et kui sa tahad nagu
ühe korra nädalas mina tunnen oma keha, kui ma tahan ühe korra nädalas juua, see tähendab seda, et ülejäänud 6 päeva ma pean tegema trenni, matti, võlujooki, sööma kuradi ainult köögivilju, liha, pähkleid, siis on hästi, näonahk on korras, ma ei lähe suureks, paksuks paista. Et selles mõttes nagu ma ei lähe ka kunagi sinna. No vaata, see ongi see, et kui sa nagu teed ühte ja siis ka teist, aga kui sa nagu selgelt ütled, et vaat ma ei tee seda. Ja siis Eesti on ju nii väike, on ju, et me ikka nurga taga näeme ju, kuidas sa musitad, on ju. Ja siis ja arvesta, et me kõik oleme kadedad, et ära nagu loo illusiooni, et inimesed on ilusad ja head. Ei no kõik me oleme üksteise peale kadedad milleski, on ju. Sina minu kvartieri peale ja mina sinu vanuse peale ja nii see asi käib. Aga see on normaalne ja kadedus peab olema edasiviiv jõud, aga noh, see ongi see, et väga paljud inimesed tahavad skandaali ja täna tegelikult on ju igav isegi vahepeal, kui keegi mingit pulli ei tee. Noh, eks, et see on näha, et siis kuidagi ja ma ütlen, et väga tõsiselt erudeeritud seltskonnad ka jälgivad neid skandaale. Ikka jälgivad. Ja ikka jälgivad, sest see on ikkagi nagu meelelahutus, on ju. Ja sa saad nagu oma võib-olla ka sellist, kus sa oled väga tõsiselt ja võib-olla ka pead ise väga tõsiselt võetav olema. Elad kellegi elu. Ma olen aru saanud, et 10 aasta pärast elama seda tõsiselt võetavat elu, kus ma tahangi minna kas poliitikasse või siis advokatuuri välja, kui juba ma pole teinud piisavalt seda, mis välistab mulle advokatuuri liikmeks saamise, selle selgitame välja. Mul on praegu see... Sa ei ole krimkorras ju karistatud. Muidugi ei ole. Et mina võtsin praegu selle suuna. Ma tahtsin üle kõige, ma tahtsin abielluda, lapsi, maha rahuneda, meediast täiesti väljas olla. Niimoodi ei läinud, nüüd ma võtan teise tee, ma lähen ju palile. Ma ei tea, kas palile lähed? Ei arvata on, kui sa Kristliniga siin tututad ringi. Palile jah, sest seal on ikkagi meeste valikut on rohkem, et ma tahan seda... Mis sul nende meestega? Sa võiks ikka ennast üles leida. Ma olen nii kaua olnud... Aga ma olengi leidnud ennast ka meeste kaudu, heade meeste kaudu alati. Ma ei viitsi olla see kuradi strong, powerful, independent. Ja sa arvad, et sa ei pane kuskil meelikus energias. Ausalt, kui ma olin seal palil niimoodi, et need mehed ei teadnud must mitte midagi, ma ütlesin, ma olen kirjanik. Saad aru, ma olen kirjanik. Ja olingi seal oma naiselikus energias, nad ei teadnud must mitte midagi. Mitte keegi ei vaadanud mind. See oli nii äge, sest mul tuli meelde, millist elu ma elasin enne kuulsust. Kuulsuse asjandus ju tegelikult viskab üks hetk üle, sul ei viska või? Samad näod, punased laibad. Kuradi skandaalid, elu 24 kirjutab, kas su kuradi kott on päris. No kuhu me nagu jõuame? Ma olen kõik ära. Kas su kott on päris või? Chanel või, muidugi. Dior ka. Dior ma tean vist jah, et see on. Loomulikult, miks ei peaks olema? Aga mis seal vahet on lõpus? Ma ei tea ka tegelikult. Tead, ma räägin, vanusega jõuad kuskil sinna, et jumala poogen on väga paljudest asjadest. Vana sa oled? Mis sinu asi on? Sa said mingi 45 miljonit. 48. Sul tuleb 50. Ära hakka. Ma räägin, täna on just see tervishoiumuuseum, mis pole kuskil minna. See näitus on kuni november 2026 hüvasti noorus. Ja seal on Tõnu Õnnepalu ja seal on väga palju kihvte inimesi, mina kaasa arvat, kes me siis räägime vananemisest. Et nii ta vaikselt hakkab. Mis sa räägid siis? Kas sa pead tulema näitusele. Ma tulen kindlasti. Ja minu häälega on vist tehtud, ja ma ju lähen ise täna sinna, siis ma näen, kuidas see nagu üles pandud. Aga jah, nüüd ta tuleb ja aina teadlikumaks tegelikult me lähme ja mis ma veel tahan öelda, et naistel on täna nii palju võimalusi enda eest hoolitseda. Küsimus ei ole seal ilud süstis, vaid kõik hormonaalsed võimalused just. Meil on, eks ole, meil on osempikud ja mis muud. Mis sa osempikust arvad? Täna, vaata, ma just geneetikas kaitsesin kraadi, on ju. Nii. Ja täna on näha, uuringud ei ole. Ja sest ei ole see longitudinaalne, see eeldab seda, et on 25 aastatist. Aga tundub, et tal on võimalus mingeid pidurdusi tekitada, mis tähendab seda, et niikuinii tänu sellele on ju väga palju vähenenud, eks ole, südame, veresoonkonna haigused just selle rasvumise ja kõige puhul, mis on tekkinud. Kui sa nüüd vaatad uue ajastu meie demimuure ja kõik, siis ma arvan, et seal taga on osempikuloodused molekulid, seal taga on hormonaalravi, seal taga on väga hea ilusüst ja küsimus ei ole näos, mis sa saad ilusaks lõigata ja süstida, vaid vaadake ka nende nahka, on ju, kas see on nüüd nii üle kreemitatud, eks, aga sa ei varja seda ikka seda vana inimese nahka enam selliselt kaadris ära. Aga mul on küsimus, kas see peab olema osempik ja osempiku molekulid või see on lihtsalt ka näiteks see, et
sa oledki, et sul ei ole üleliigset rasva ja sa oled treenitud ja sul on vitamiinid käes. Vaata, seal hakkab hormonaalne muutus niikuinii, sul peab olema hormonaalne tasakaal tekitatud. Aga toiduga sa saad ju ka hormoone mõjutada, trenniga ei saa või? Ei saa. Menopausis väga vähe ikka. Menopaus on ikka üsna süke aeg, kus sa mutistud, eks, ja ka preemenopaus, et hakkab kuskil juba peale 40-ndat väga palju ja väga paljudel on ka varajane menopaus. Et täna on meil ka gynekoloogid ja kõik, kes kogu aeg arendavad ennast, eks, ja suudavad hormonaal. Ja meil on neid tuntud naisigi, kes on väga hästi hormoonide peal, püsivad väga, väga ilusad ja noh, see ongi see, et see maailm täna on muutumas. Loomulikult sa pead ka toituma ja kõike muid asju tegema, eks, aga jah, need kahjuks või õnneks on uued asjad ja täna farmakogeneetikas on ka näha, et ongi see, et ühe geeni aktiveerimine, teise vaigistamine, eks, aitab väga palju. Nii et võib-olla 10 aasta pärast ei ole minusugusel mingit turgu, on üks tablett ja keegi oli just mulle kursusekaaslaselt, keegi ütles just, et keegi meedikutest vist ise proovis semaglutiiti nagu mikrodoosidena. Ja semaglutiid ehk siis Ozempicu põhiline koostisaine. Ja, et mikrodoosidesse, et alustada mitte siis, kui ülekaal on tekkinud või diabeet on tekkinud. Sest vaata semaglutiidil või Ozempicul ei ole siis näidustust, on diabeediravim. Aga nüüd uuemad kõik, mis tulevad, eks nendel on juba näidustus ka kaalulangusele, nii et enam ei pea ka inimesed võib-olla seda häbenema, et nad kaalulangusele. Sinna peaks kuskil investeerima ka need mingid semaglutiidi. Ma olen pannud praegu. Iilai Lilli äkki oli. Ja, Lillisse panin, mitte mingit tõusu praegu ei ole olnud ja kindlasti ja Nordisk on mul ikka praegu nii miinuses, et mis asi? Nordisk ongi see Ozempicu ja semaglutiidi. Mulle seda ka soovitas, õige. Mis ma tahtsin veel öelda? Tegin vahepeal liplifti. Botoxiga. Kohutav. Aga sul ei meeldid? Üldse, sa taru, ma röökisin niimoodi, et ma käisin jupe. Seal on teatud kogus. Sul peab selle välja timmima lihtsalt. Vihkasin seda protseduuri. See on selle pärast tegelikult. Täiesti rääksingi niimoodi kogu aeg. Ja võib vahest tuua ka. Ja seal on vaja timmida natuke seda kogust. See võib alati kõrveltoime olla. Aga miks seda hoitakse? Vaata, kui sa vananed, siis ümber suu tekivad kortsud. Ja see ei ole küsimus, kas sa suitsetad või mitte. Eks? Imed või suitsetad, on ju. Et küsimus on selles. Imed või suitsetad. Noh, eks. Nii. Me oleme kui suurt, eks. Ja nüüd ongi need, et väiksed kortsukesed, mis sul tekivad, et nende osas siis natukene lõõgastada, et ei tekiks seda niivõrd kiiresti. Ja tegelikult, kui sul on hästi välja timmitud, siis on üsna hea. Aga jah, ta võib tuimaks lüüa, küll kõrt ei saa ka suus hoida. Me juures tegi huuled kuidagi nii suureks ka ja üks asi, mida ma veel ei soovitaks, huultele tegin aga sa ei saa öelda, et sa ei soovita seda. Jaa, ei saa, sest mul on oma... Sul on lihtsalt see kogemus. Ja mina ei tee rohkem. Küll sa teed. Püsilainerit ma ei taha timmime sulle välja ja... Aga mis ma tahtsin öelda, üks asi, mida mina ei tahaks kunagi teha, on fillerid näkku. Tead miks? Sest kui ma vaatan Kylie Jennerit, nagu minu jaoks ta on pillow face, pigem ma arvan, ma mingi 40, ma teen selle facelifti. Jaa, sa võid seda kõike teha, aga teatud kohti sa ei hoia. Näiteks. Meelekohad näiteks. Ja teine nagu, tead, räägime 5 aasta pärast, siis kui sa hakkad vaikselt allapoole tulema sealt. Sellest seisust on ju. Mul on huuled tehtud, näed või 0,5? Ma näen, ja mis sul häda, täitsa tipp-topp isegi enam-vähem töö vaata. Väga hea töö, aga tegelikult on see, et sa hoiad neid osasid, mis hakkavad ära minema. Ja see pillow face, vaata nüüd, kõik 45-sed ülekaalulised naised on pillow face'id, on ju. Et siin on väga oluline just hoida seda kaalu all ja kuidas ma siis ütlen, et siin võib ka näiteks, mina olen ka ju eluaeg olnud ümara näoga, vaata, mis tean, me oleme nagu täiskuud, on ju. Et siin peab väga teadlikult neid asju tegema, et ei läheks väga jamaks. Filler on väga hea mõte, aga seda peab oskama teha. Aga siit, mis näed, vaata, mis Kylie Jenner on valesti teinud? Ma ju ei ole teda kunagi, kas sa oled elusõna näinud teda? Ei. No võt, räägime, keda me elusõna oleme näinud. Kas on meil mõni Eesti staar? Mina. No sul siit tõesti ikka mitte midagi ei ole nagu. Ma niikuinii olen ümar, see, eks sa pead ju kogu aeg seda lõuajoont. Mis sa arvad? Ma olen 48 kullakene, mis nägu ma oleksin. Siin üks buldog käiks ju ringi. Mul veits on see mure, et ma võtsin kaalust alla, on ju. See tuleb vanusega kõllakene ja ära muretse. See kael läheb kohe, et seda on vaja ruttu vaikselt hoida. Mis ma seal tegema pean? Iga intervjuu lõpus ma pean kordi aja panema sulle. ja raha maksma. Ja peangi. Laura Valk sai tasuta ju. Ei saanud. Diana maksis tema eest? Ei, Diana ostis talle kingitusena, ja kõik Laura Valgu eest on kõik makstud. Te ei ole mul keegi, ega te ei ole minu reklaam näod. Mul on ikka ilusad naised. Ma pean tulema selle teise, mul on seal teise naise juurde, vaata, kui ma käisin. Ma pean nüüd minema. Ja jälle. Mul on tegemata see ikka veel.
mis asi nii põnev? Oota, mis ma veel tahtsin rääkida? Abielluma pidid ka ju. Mina ei ole seda kunagi lubanud. Kihlatud on, oled ju? Ammu juba, ja. Ei no miks abielluma, jah. Mille üle vaata see? Ma mõtlesin, ma lepin ära enne pulma, mulle nii pulmad meeldivad. Ja, ma seda arvasin. Iga pulm, kus ma käin, lõpuks paar läheb lahku ju. Ma arvan, et lõvi ei viitsiks suga jantida. Kes see? Lõvi ei viitsiks suga jantida. Kaua te koos olete juba? 7,5 aastat. Kuidas ta talub sind? Mõtlen seda väga positiivses mõttes. Ja, sest ma olen hea ja naljakas. Ma ei tekita muresid, vaata. Mul on ka vist vähe sükust rahulikku. Ja mul on endal 200 000. Oh my god. Oota, võta mingid lugeja küsimused ka veel. Marju Karin lõikas Brigitte Susanne Hundi enda ning oma perekonna elust jäädavalt välja. Põhjuseks Hundi mõtlematu käitumine endise peaministri Taavi Rõivma suhtes. No tegelikult jah, Luisa, jah, vaata, see ikka pani selle. Ma räägin sulle tausta pärast, usu mind, sa tead seda. Sa annad raamatu, siis saadad mulle ju. Ei no ma tean seda kõike. Ja. Et lasta siis olla. Point ongi selles, et ma annan sulle taga taustal 2 päris, sa tead, et ma ei valeta, et ma võin mõrd olla, aga ma ei valeta. Et ma annan sulle need 2 põhjust ja sa näed seda teise pilguga. Kas sa arvad, et mul on sellest muutub minu elu või? No siis siin sa istud nüüd selles mõttes, jah. Ja oota, ma istun selles mõttes, et ma juba vaatasin, sa hakkasid kõiki oma meikareid siia kutsuma, et noh. Mina. Ei hakanud. Ma mõtlesin, ma tulen siis räägin. Ma kutsusin sind nagu põhjusega. Nagu süstijad ka. Põhjusega kutsusin. Sul on kõik need meikarid, treenijad, nüüd on see süstija siin. Tead, kellega sa veel kaklesid? Minu tädi tütrega. Jaa, ei, ma ei kakeld. Selles mõttes, et kui sa 5 aastat hiljem tuled mingi asjaga kuskile ja tegelikult arusaadav, et sul on rahad otsas ja nii edasi, aga siis sa pead oma eluga nagu tegelema, mitte otsima mingeid asju. Talle on alati, vaata, mina võin reaalselt öelda, mulle ei meeldi draamad, aga mulle tundub, et talle meeldib, et tal on hästi palju kuidagi alati teiste inimeste kohta etteheiteid teha. No sa ka ikka tahad ju kõiki meil hüäänideks kutsuda. Vaata. Ei taha ju enam. Äkki teil on ikka veres mingi jama? See ei ole, meil see hea point tegelikult, aga ma ei ole tegelikult ju neid torkinud juba väga pikalt, et selles mõttes... Kuule, te alles siin paugutasite minu arust Maljukaga ju. Kuradi kingad sulle isegi ei meeldinud seal. No asja eest sai, no. Ise vaatasin ka. Ei ole ju selles mõttes, et ma vabandasin ka kohe, ma nägin, et ma langesin sinna tasemele ja mees sai ka, et financially struggling. No, see ju korralikult, ma räägin, sul on veres mingi koukimine. Ma panin vastu. Ja, ega seal ei olegi vaja, keegi vaatab vale pilguga ja juba tuleb plaks. Ei no see, kui mind ikka järgi tehti, kui ma nutsin, see oli ikkagi rõve, sest ma sain ikkagi haiget. Ma ei näinud, ma nii silma peal teil ei hoia. Ma selle lasteaial niimoodi silma peal ei hoia. Ma siin 7-8 kuud vahepeal natuke timmisin. Et mul on endal ka, mul on kodus kits, vaata, mul on palju rohkem tegema. Ma kuulsin, mis sul viga on, sul raha liiga palju. Sa oled tead, sa oled nagu Pablo Escobar, mis võttis endale kurdi alligaatori ja jõeobu. Sa oled täpselt seal kohal, sul on raha liiga palju, et sul on igav. Ei ole liiga palju, aga tead, mis on oluline või? Kui sa hakkad vanemaks jääma... Ja kuhu see jutt nüüd jõuab, sa pead kitse võtma või? Siis sul peab olema millegiga tegeleda, vaata, kui sa muutud... Jah, sest et no kaua sa põmmutad siin Tallinna vahel, no ma ei suuda... Lapsed on su üleks kasvatud, nüüd oli kitse vaja. Ma mõtlen, mis see järgmine samm on? Jah. Väike pisike pärdik. Ma ei usu. Ma tahaksin mulle ema teeb botoksit mulle kogu aeg. Jah, kogu aeg just. 4 kuud tagant. Mul läheb nii kiiresti välja, ma teen nii palju sporti. Aga see ei peagi kogu aeg, seda peab ka, lihast peab hoidma, taastuma, lasta ja nii edasi, et ega sul ei ole vaja teha siis, kui mõju on kadud. Mõistlik on seda teha siis, kui sa näed, et jälle meik hakkab kortsu sisse jääma. On ju, et natukene lasta puhata ka, et ei ole vaja kõike kogu aeg toppida. Ma nii tahaks restorani minna suga, Marju, praegu. Aga kes maksab? Ma võin ise maksta. Sul on raha või? No midagi leian. Ma ei tule ennem, kui sul ei ole 200 000. Tingimused. Mul on Kristiniga. Sa oled selle lae. Ma panen Kristiniga rahad kokku, siis me saame küll hakkama. Kuule, sa oled selle lae nii kõrgeks ajanud. 2 sotti ei ole nii kõrge ju. Noh, ega pangakontol, ütleme ausalt, ei ole mõistlik praegu üldse pangakontol sellist summat hoida. Ma ise ka ju, jah. No, just. Tõesti, kui sul on mingi ülejääk või sa hakkad ostma mingeid asju. Millisel inimesel maailmas, kes saab öelda, et mul on raha üle? No ma arvan, neid inimesi on. Jah, neid ei ole palju, aga neid on. Ja nüüd on see ka, et tead sa, tuleb mingi aeg, kus raha enam, teda võib olla, aga ühe päevas on ikka 24/7.
ma olen nõus ja see on ka põhjus näiteks, kusjuures miks ma ei tahaks saada välismaal kuulsaks, on see, et ma tean, et ma võiks väga palju rohkem raha teenida niimoodi küll. OnlyFansit mõtled või? Üks variantidest ainult. Ja okei, ma teeniks selle suure raha, selle suure kuulsuse, aga vaata, ma ütlen sulle midagi, mis praegu, ma arvan, üllatab ka Eesti inimesi. Kõige suurem väärtus elus on see, et sa oled terve, sul on ümber inimesed, keda sa armastad. Ja palil näiteks, kui ma sõidangi selle rolleriga, ma näen inimesed on õnnelikud, mul on puhas toit, mul on päike. Seda tunnet ei ületa mitte ükski rahasumma. Ja, nii ongi. Et ongi, et okei, mul oleks siis võib-olla 2 miljonit, aga ma ei saaks siis sõita seal rollu taga istme juurde, Mr. Crab. Ei no isegi kui sul on see 2 miljonit, küsimus on see, et kuhu sa siis paned, see maja on suurem. Jah, saad suurema maja, okei, suurema parema auto. Suuremat koristajat ja nii edasi. Aga kui see, et praegu ma olen 29, sa olegi 30 veel või? Saan 30, kutsun sünnale ka sind. No ega sa nüüd... Sa teed raudse täit kinkega. Botoxi kinkekaart tuleb. Kinkekaart. Marju ka nii ilub, ma saan ühe, väga hea oli. Luge veel. Küll ma sind jälle jäädavalt välja lõikan, kui ma arvan. Ma olen tead, mis sinu puhul meil on see nagu, meil on täpselt pesuehte toksik suhe. Kui me oleme ei, nagu mina ei ole sinuga toksiline. Ma olen sul selja taga toksiline. Ma ei ütle toksiline, aga see suhe olemuslikult on toksiline, sest meil ei ole väga palju sellest stabiilsust. Meil on see, et milline suhe sul ei ole toksiline? Krisliniga. Kellega? Krislin Kuuskema. Oodake natuke. Aasta juba. Adriana. Sinu jaoks on tõesti juba ikka aeg. Parim saab anna 24 aastat. Ma ei ole teda näinud. Ta on olemas. Mitte keegi ei ole teda näinud. Vaata nädal BSA-ga 6 episood, ta on olemas päriselt. Okay. Et ühesõnaga, et toksik suhe sellepärast, et nagu keegi ütleb midagi, see on kohe mingi jäädavalt välja. Mina ei ole siin kunagi jäädavalt välja. Sa tead tegelikult, miks sa paugu said, see oli lihtsalt eskaleerus sinnamaani välja. Et sa pidid mind umbes nagu, mida ma tegin siis veel? Tutistama pidi. Miks sa ei räägi kohe, kui ma midagi halvasti teen? Sest sa ei austa oma väitsõbrannasid ja see oli see, kust pidi sulle tuti tegema. Sa oleks võinud kohe öelda, sest ma ütlen, ma olen olemuslikult rämedalt egoistlik. Aga me mängisime sinu reeglitega. Aga miks te tegite seda? Miks te ei võinud öelda, Brigitte? See on nõme ära rohkem tee, ma ei tee rohkem. Mitte, et sa ootad, kuni karikast saab täis ja siis paned, et kuradi jäädavalt väljas. Kui mul on kõige raskem ka veel. Inga, kui sa kutsud malet mängima, siis ma mängin malet. Ma ei hakka sulle arutlema, et miks lipp niimoodi käib. Lipp käib täpselt nii. Ma mängin veel seda, et ma ütlen ka järgmine kord, kui me nüüd ära lepime, ütle mulle kohe, kui ma käitun nõmedalt. Vaatame, millal me leppima hakkama. Täna restoranis, kurat. Kingituste pealt. Mis sa tahad saada? Ma mõtlen. Miks ma pääsen meelt? Ma vaesem kui sina, mis kinke ma sulle teen. Ja sellepärast ongi. Mul on 30 ees tillerdamas. Anna mulle 3 nippi. Kuidas seda aega nautida, mida teha, kuidas olla puusalt. Ja spetsialiteet on see, et sa tõesti näed ise väga hea välja, oled 40-ndates. 50-ndates või? Varsti põhimõtteliselt. Ei ole, see 40-50 ongi 50. Okei. Tuksis, no. Aga oluline on see, et tegele ühe asjaga selles mõttes, et ära lase pähe virvarri. Kui sa midagi teed, tee ühe asjaga. Ära tegele asjadega, mis ise lahenevad. Et väga paljud asjad, lülita rohkem telefoni välja. Seda hoia seda punti, kes sul on. Võib-olla peaksid sa mõndadega nendest ka ära leppima. Ja siis see kõik läheb kunagi mööda. Dianaga, jah. No neid on seal veel. Ei. Ja vaata ise. Sa pead ise elus oma otsuseid tegema. Ja et seda, ja see ongi see, et sa oled nüüd näinud, et kõik läheb mööda. Et elus võib veel suuri ja väga raskeid pauke tulla, et see oli selline ühiskonna poolt tulnud pauk, et ka isiklikus elus on ju, muidugi ma ei tea, miks sa kohe haagid endale igasuguseid huvitavaid mehi, aga see on sul ka vist veres, et püüa leida 200 000 asemel hea süda. Sa suudad seda 200 000 ise teenida. 200 000 tuleb ise, aga hea südamega mees hoiab sind ikkagi elu lõpuni. Mis on hästi oluline, olge sõbrale sõber. Isegi kui ta teil on kell 6 hommikul purjus ja täitsa lolli juttu, siis olge teie see, kes ta õlale viskab ja koju viib. Ja see küsimus ei ole siis, see on selles mõttes metafooriline, on ju. Et mul on Dianaga selline suhe, et kui ma ütleksin, et Diana, nüüd on vaja tulla ja võtta suur kilekott kaasa, kuhu inimene sisse mahuks, siis Diana ei küsiks, miks me seda teeme, vaid ta küsiks, kui kiiresti ma pean kohal olema.
Jaa, ma olen nõus ja ma olen ise täpselt selline inimene olnud ka päriselt. Ma ise näen lihtsalt. Kurat, seda ma ei usu, aga ma loodan, et sust saab, on ju? Olen küll. Ja, et ma arvan, et väga paljud inimesed on nõus jäädavalt sind jälle tagasi võtma või välja lõikama. Aga jah, sellepärast ongi see, et ära ära tee must nii villenit ka, sest seda teab kindlasti, sa tead ise, teab ka Diana, et mul on hea süda. Ja, sul on hea külg. See on kuskil ja teine külg on see, kes lihtsalt ei olegi kuidagi kasvanud sellises keskkonnas, kus ma olengi egoistlik, sest ma ei ole teistmoodi näinud, ja aga ma tahan olla parem. Et sul on olnud mingid õpetajad, kes on suunanud just selle 200 000 poole läbi kellegi, aga see 200, ole ise mees. Ma ei taha mehelikus energias olla. Ei, see ei ole selline asi. Sa võid väga naiselik olla, kui sul on 200 000 ja hea mees. Mul tuli kohutav joogijänu. Aitäh teile, sõbrad!